Aitäh! Tere ka minu poolt. Nagu teab mainis, olen siis Holger Ehrlich ja tulen Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist ning töötan kohalike omavalitsuste osakonnas. Ja minul on siis täna vaja vastata küsimusele, et kui kättesaadavad neil Eestis siis kohalikud teenused on. Aga et sellele küsimusele siis vastust anda, tuligi siis kõigepealt üks uuring läbi viia. Ja uuringul oli siis laiemas plaanis 2 eesmärki. Et Tea juba tõi välja ka, et meil oli väga hea koostöö erinevate asutuste vahel, aga lisaks oli meil tegelikult kaasatud veel erinevaid osapooli, kes siis meil mingites kindlates valdkondades ekspertarvamusega toeks olid. Aga uuringu eesmärkides siis. Esimene eesmärk oligi siis välja selgitada, et kui kaugel Eestis avalikud teenused tarbijatest paiknevad ja samas selgitada ka välja, kus on siis tarbijate koondumiskohad ehk siis piirkonnad, kuhu elanikud või mingi konkreetse teenuse tarbijad mingi kindla aja jooksul kokku jõuavad, ehk siis mis oleksid potentsiaalselt mõistlikud asukohad teenuste uute asukohtade valikul. Ja teine pool oli siis luua vahend ehk siis ka kaardirakendus, mis toetaks ka teenuste koordinaatoreid ehk siis teenuste planeerijaid nende arengu suunamisel, ehk siis pakukski abi nende piirkondade tuvastamisel, kus teenused on alakasutatud ja samuti, et leida kergemini üles piirkonnad, kus võiks teenuse rajada, ehk siis kus on olemas küll tarbijad, aga teenus on hetkel puudu. Uuringu alusandmed tulid meil Maa- ja Ruumiameti huvipunktide andmebaasist, kus siis tulevad erinevate teenuspunktide asukoha andmed. Aadressiandmete infosüsteemist saime eluhoonete asukoha andmed. Eesti topograafia andmekogust pärinevad teedevõrgustiku andmed ning elanike andmed tulevad Statistikaameti paiknemisindeksist. Ehk me oleme võtnud aluseks just paiknemisindeksi, mitte rahvastikuregistri, et arvestada tegelike tõenäoliste elukohtadega, et siis see paiknemisindeks on siis erinevate registrite põhjal leitud inimeste kõige tõenäolisem elukoht. Et seal on arvestatud umbes 20 erineva registri andmetega. Et see võib kattuda rahvastikuregistri elukohaga, aga ei pruugi. Ja siin on siis välja toodud kaasatud teenused, et seekord siis olid meil valikus lasteaed vanusegrupiga 0–6 aastat, algkool, mis siis tähendab meie mõistes 1–6 klassi, vanusegrupiga 7–12 aastat, põhikool ehk siis 3. kooliaste 7–9 klass, vanusegrupiga 13–15 aastat, gümnaasium vanusegrupiga 16–18 aastat, noortekeskus vanusegrupiga 7–26 aastat. Siinkohal saan vahele öelda, et juba oleme ka tagasisidet saanud, et see vanusegrupp on natukene liiga suur, et tegelikult üle 20-aastased inimesed noortekeskuses ei käi, aga lihtsalt noore definitsiooni järgi see nii sai, et kindlasti edaspidi tõmbame seda vanusegruppi koomale. Ja siis on veel 3 teenust, kus on kaasatud kõik elanikud. Need on siis perearstiteenus, raamatukoguteenus ning kultuuri, rahva või seltsimaja teenus, et kuidas iganes kuskil omavalitsuses seda nimetatakse. Kauguste arvutamises oleme kaasanud kogu Mandri-Eesti ning siis suuremad saared, Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Kihnu ja Vormsi. Ja kaugused ei ole arvutatud siis linnulennult, vaid oleme siis kasutanud teedevõrgu andmeid. Ja kaugused arvutatakse lähimas ja teenuspunkti, et ei arvestata omavalitsuse piiridega, et kui teenuspunkt, mis on kõige lähem, asub teises omavalitsuses, siis on ka kaugus sinna arvutatud. Ja kauguse arvutamisel arvestatakse teede suunalisuse, tasandilisuse, teedtüübi ja teekattega. Et siin on natukene küll kattuma läinud, aga ühesõnaga siin on ka välja toodud teede läbimise kiirused, et siis viimasest 2 ehk siis teetüübist ja kattest siis sõltub see tee läbimise kiirus. Põhimaantadel 80 km tunnis ja siis väiksemad teed juba väiksema kiiruse kuni siis kvartalisisesed tänavad juba ja pinnaskattega teed 20 km tunnis. Ja lasteaedade ja siis algkooli puhul oleme teinud lisaks ka eraldi versiooni algsi kiirusega, et kuna tegemist on kodulähedaste teenustega, siis on loodud ka eraldi versioon liikumiskiirusega 4 km tunnis.
ja hetkel on kõik need siis kiirused võetud nii-öelda autosõidu kiirustena. Ühistransport oleme praegusel juhul kõrvale jätnud, kuna selle liinivõrk on äärmiselt keeruline kaasata, et pelgalt nii-öelda ühistranspordi peatuste asukohtadest ei ole eriti palju abi. Lisaks on nii-öelda ühistranspordi väljumised sageli väga, ei ole regulaarsed, et mingitel liinidel on bussiühendus väga tihe, teistel liinidel võib-olla buss käib 1 korra päevas, aga me ei ole seda mõtet maha mõtnud, et kindlasti me ühistranspordi modaalsust tahame edaspidi ikkagi uuringusse sisse võtta. Ja loomulikult siin on ka see probleem, et linnades sageli just näiteks lasteaeda minnes hommikul ja õhtul me sõidame tipptunnile, et kuigi kiiruspiirang võib olla 50 km tunnis, siis tegelik liikumiskiirus võib olla oluliselt madalam sellest, et sellega hetkel ka arvestatud ei ole, aga tulevikus kaalume võimalusi, kuidas see ka sisse tuua. Nii, nagu ma juba ütlesin, omavalitsuste piiridega arvestanud me ei ole, ehk siis kaugus võetakse kõige lähemasse teenuspunkti olenemata sellest, millises omavalitsuses see asub. Ja arvutuse aluseks või siis nii-öelda lähtekohaks on hoonele kõige lähemal paiknev teepunkt. Ja hoonetele, mis asuvad teedest üle 500 meetri kaugusel, ei ole kaugusid arvestatud, et pistelise kontrolli tulemusena selgus, et need on valdavalt maha jäetud talukohad. Ja kõikidele kaugustele on liidetud ka 1 minut, mis siis on niisugune puhveraeg, mis kulub hoonest teeni jõudmiseks ja vastupidi ka teelt hooneni jõudmiseks. Ja kui asutusel on mitu tegevuskohta samas asustusüksuses, näiteks meil on ühtse juhtimise all põhikool, kus 1.–6. klass on ühes õppehoones ja 7.–9. klass on teises õppehoones, siis sellisel juhul ei ole eristatud neid hooneid, et on teda võetud nii-öelda ühe asutusena, isegi kui laps käib esimeses klassis ja nii-öelda selle põhikooli 3. kooliastme hoone jääb lähemale, siis on kaugus sinna arvutatud. Kuna kaugused hoonete vahel ei ole suured, siis oluliselt tulemust ei mõjuta. Nende kohta ei ole lihtsalt andmeid ei olnud saada. Aga kui need olukorrad, ehk siis näiteks üks kool asub mitmes asustusüksuses, näiteks mida me osades omavalitsustes on viidud koolid ühtse juhtimise alla ja et erinevad nii-öelda tegevuskohad asuvad erinevates külades, siis seal on ikkagi arvutatud kaugus siis lähimasse tegevuskohta. Kauguste arvutamisel ja ka visualiseerimisel oleme kasutanud heksagonide lähenemist ja nüüd ma juba otsaga lähen sinna nii-öelda tulemuste poole, et meil on 3 tulemust, millest 2 on kaardi kujul, 1 on teenuse kauguse kaart ja teine on kättesaadavuse kaart. Teenuse kauguse kaardil oleme arvutanud siis kõikide elanike täpsed kaugused tema eluhoonest kuni siis teenuspunktini ja seejärel on tulemused siis agregeeritud heksagoni tasandile ja vajadusel on siis ka heksagone klasterdatud, et kui ühes heksagonis on alla 3 nii-öelda teenuse tarbija, siis on olnud andmekaitse tingimustest tulenevalt vajalik neid nii-öelda kokku võtta ja pärast siis keskmiselt leida. Ja kättesaadavuse kaardi arvutused siis põhinevad heksagonide põhjal, ehk siis heksagoni keskpunktist, millistesse heksagonidesse mingi ajaga jõutakse. Ja heksagoni külje pikkus on enamikel teenuse kauguse kaartidel umbes 200 meetrit. Põhikool ja gümnaasium on siis suurema heksagoni külje pikkusega, milleks on 530 meetrit. See on siin alumise serva taha peitu jäänud. Et põhjuseks on lihtsalt see, et vanusegrupp on väga väike ja et andmekaitsepiirangud siis ei hakkaks väga palju meie tulemust mõjutama ja et me hakkaks väga palju keskmisi leidma. Ja samamoodi siis kättesaadavuse kaart on ka siis 530 meetri pikkuse heksagoni küljega tulenevalt lihtsalt arvutusmahu optimeerimisest. Ja kui nüüd tulemuste juurde minna, siis mainisin juba, et on 2 kaardirakendust aga kõigepealt on ka veel nii-öelda visuaalita kohaliku omavalitsuse indeks. See on siis iga kohaliku omavalitsuse kohta mingi kindel arvuline väärtus, kui kaugel selle konkreetse omavalitsuse elanike jaoks teenused paiknevad ja see on siis iga teenuse lõikes. Selle kohta olen natukene koostanud ka visualiseeritud materjali, mida siis vaatame natuke hiljem. Ja esimene visuaaliga tulemus on teenuse kauguse kaart ja see siis iseloomustab teenuste kättesaadavust. Et siin on üks väljavõtte tehtud ka sellest kaardirakendusest. Konkreetsel juhul on siin lasteaedade kiht, et
need lillad mummukesed on seal lasteaiad ja heksagonid siis tekivad nendel aladele, kus elavad siis kuni 6-aastased lapsed. Ja heksagonid värvuvad selle järgi, kui kaugel see heksagon siis teenuspunktist paikneb, ehk siis iga lapse kohta on arvutatud tema kaugus lasteaiani ja leitud siis heksagoni keskmine. Et siin tumeroheline tähendab, et lasteaed paikneb kuni 5 minuti kaugusel ja siis niiviisi 5-minutilise sammuga järjest nii-öelda värvid lähevad. Ja see on siis nii-öelda natukene suurendatud see sama kiht, et ma rakendust ja aja kokkuhoiu mõttes näitame, et siis on niisugused väljavõtted tehtud, et kui rakenduses sisse suurendada, siis on võimalik heksagoni pealt ka näha täpset arvu, et mitu inimest või antud juhul siis kuni 6-aastast last selles heksagonis elab ja kui kaugel nad siis lasteaiast on. Ja heksagonile klikkides on võimalik näha ka infopäringut, et see on siis ülemine vasakpoolne aken, mis siis näitab ära selle kauguse minutites, samamoodi kauguse kilomeetrites, mitu teenuse tarbijat seal elab ja siis kui on heksagonid on klasterdatud, siis ka mitu heksagoni seal klastris on. Ja teenuspunkti peal on võimalik samamoodi klikkida, saab kätte teenuspunkti nimetuse, millise teenuspunktiga tegemist on ja on ära näidatud ka see, et mitmele lapsele siis antud juhul on see nii-öelda lasteaed ka kõige lähemaks lasteaiaks. Et antud juhul siis 299 lapsele autoga liikudes ning jalgsi liikudes 303 lapsele. Et natukene siin tulemus erineb, kuna jalgsi arvutustes on kaasatud ka väikesed rajad, mida autoga siis läbida ei ole võimalik või ei tohi. Järgmine tulemus on siis kättesaadavuse kaart ja see siis toob välja koondumiskohad, kuhu elanikud mingi kindla aja jooksul jõuavad. Et meie oleme võtnud ajavahemikeks 10 minutit ja 30 minutit, ehk siis igast heksagonist on arvutatud, mitu inimest seal elab ja kuhu nad siis näiteks 10 minutiga jõuavad ja pärast on tehtud vastupidine tehe, et vaadatud, mitu inimest sinna mingisse konkreetsesse heksagoni kokku jõudis. Ja helesinised alad siis kaardi peal on sellised piirkonnad, kuhu jõuab vähe inimesi ja mida tumedamaks pruuniks läheb, seda rohkem inimesi sinna ette antud ajaga kokku jõuab. Et siin vahemikud on erinevad, et kui eelmises rakenduses oli 5 minutit sajaline samm, siis siin puhul on lähtutud osade teenuste puhul geomeetrilisest jaotusest, aga paljude teenuste puhul on lähtutud ka näiteks ekspertide arvamusest ja erinevate näiteks lasteaiarühmade suurusest. Ja samamoodi jällegi on võimalik kaarti suurendada ja siis näeb täpseid väärtusi ka. Samamoodi heksagonidele ja teenuspunktidele on võimalik siis ka klikkida. Ja geoportaalis, Maa- ja Ruumiameti geoportaalis on rakendus juba kättesaadav avalikult, et kõik võivad seda uurima minna, kellel soovi on. Ja kuna tegemist on Maa- ja Ruumiameti rakendusega, siis on võimalik sinna tegelikult ka kõiki muid Maa- ja Ruumiameti kaardikihte juurde tuua. Samamoodi kõik andmed on avaandmetena alla laaditavad. Nii, aga lähme siis selle esimesel slaidil olnud küsimuse juurde otsaga, et kui kaugel need teenused paiknevad, et ma olen siin teinud nüüd kaardid teenuste lõikes. Omavalitsus on jagatud siis 5 gruppi ja ühesõnaga siis lasteaed. Siin all on toodud need kaugused minutites, kõigepealt minimaalne kaugus, Eesti keskmine kaugus ja siis mis maksimaalne kaugus on. Et lasteaia puhul me näeme, et minimaalselt asuvad lasteaiad siis 2,5 minuti kaugusel, Eestis keskmiselt 3,6 minutit ning kõige kaugemas omavalitsuses 7,3 minutit on teekond lasteaiani keskmiselt. Et järgmise teenuste puhul algkool 2,2 minutit minimaalselt, keskmine 4,5 minutit ja maksimum on 8,2 minutit. Et kui siin juba 2 kaarti vaadata, siis üks trend hakkab kindlasti välja joonistuma, et linnad ja tihedamalt asustatud omavalitsused on heledamad, et teenus on kättesaadavam ning tumedamalt värvuvad omavalitsused siis pigem äärealadel ja need omavalitsused on ka hõredama asustusega, et seal on siis teenused elanikest keskmiselt kaugemal. Põhikool minimaalselt 3,2 minutit, keskmiselt Eestis 4,8 minutit ning kõige pikem teekond on keskmiselt 15,6 minutit.
Gümnaasiumi puhul 3 minutit, Eestis keskmiselt 7,2 minutit ning Peipsiääre vallas kulub gümnaasiumini jõudmiseks keskmiselt 35 minutit. Noortekeskused on minimaalselt 3 minuti kaugusel, keskmiselt 5,6 minuti kaugusel ning maksimum on 16,6 minutit. Raamatukogud on väga hästi kättesaadavad, minimaalselt 2,6 minutit, keskmine jääb 4,7 minuti juurde ning kõige pikem distants keskmiselt omavalitsuses on 6,9 minutit. Kultuuri- ja rahvamajade või siis seltsimajade puhul olukord nii-öelda madalamas otsas on suhteliselt sarnane, näiteks siis minimaalselt 2,3 minutit, keskmine on 5,8 minutit ja siis nii-öelda kõige pikem distants on keskmiselt 13,7 minutit. Ning perearsti puhul on siis minimaalselt 2,7 minutit, keskmine on 5,4 ja kõige pikem distants on 15,8 minutit. Et tegelikult, kui nüüd küsimusele vastata, et kui kättesaadavad meil teenused inimeste jaoks on, siis tegelikult võrreldes Euroopa või siin ka teiste riikidega on teenused ikkagi suhteliselt väga hästi kättesaadavad, et nad on lähedal, teenusvõrk on suhteliselt tihe. Aga täpsemalt juba sellest olukorrast ja võrdluses Euroopa riikidega ja ka teenusrändest, mis on ka väga oluline osa teenuse kättesaadavusest, et me kõiki ei tarbi, kas siis ei saa tarbida või ei soovi tarbida kodule lähimat teenust, et sellest ja ka sellest, millised on siis nii-öelda, mis olukord ootamas meid on ees tulevikus, räägib täpsemalt juba Eneli Kintsiko järgmises ettekandes. Aga minu poolt aitäh! Väga suur tänu ja sa tegid juba sissejuhatuse järgmisele ettekandele ka nii sujuvalt ära, et mul ei jäägi siin üle midagi enam lisada. Ma vaatan saalis ringi, kas on küsimusi, siis andke käega märku. Ja seal on üks küsimus. Jah, aitäh. Võib-olla ei ole üks, võib-olla on isegi mitu küsimust. Aitäh, Kaimo, Eesti Linnade Valdade Liit. Et võib-olla kas selgitate, et miks just sellised teenused või selline vaade, et lihtsalt mõtlesin niimoodi, kuulasin seda ettekannet, et nagu oma tuttavate peal või kes mida omavalitsuselt ootab, et üks tuttav hakkab korraldama ühte spordivõistlust, soovib avaliku taotluse luba, et kaugel see taotluse loa taotlemine nagu tema jaoks on. Või siis üks teine tuttav hiljuti taotles kohalikust omavalitsusest matusetoetust, et kui kaugel see matusetoetuse taotlemine kohalikust omavalitsusest, et kui kaugel see on. Et selline vaade. Et ma saan aru, ainult selline füüsiline vaade praegu oli ja siis ka et näiteks raamatukogude puhul ju, raamatukogu võib asuda lähemal kaugel, aga hästi oluline, et kas seal on laenutuskapp või ei ole. Et kas ma saan, vahet pole, mis ajal ta lahti on, ma tellin laenutuskappi, lähen ja võtan selle õhtul kell 10 või ma ei tea, öösel kell 2, eks ju, et see raamatukogu, et sellised mõõtmed, kuskilt peab alustama ja see töö, mis on tehtud, on väga hea, aga et siis, et ja tegelikult küsimus oleks siis selline, et ka, et võib-olla oskad seda kommenteerida, aga ka küsimus siis, et kas see kaarti asi hakkab ta niimoodi loomulikult orgaaniliselt iga aasta uuenema või peab seal nagu käsitsi hästi palju tööd tegema, et siis ma ei tea, 2 aasta pärast oleks ka see nagu võrdluspilt tänasega saadav. Aitäh! Aitäh! Ma siis alustan tagantpoolt, et kaart automaatselt ei uuenete, omajagu on vaja käsitööd teha, aga selle uuendamine on planeeritud ja hetkel on ta siis planeeritud iga 2 aasta tagant. Eks siin kindlasti oleneb rahalistest vahenditest, kas seda on võimalik teha, aga plaan on olemas. Ja kindlasti on plaanis ka teenuste nii-öelda valikut laiendada, et esmane valik keskendus nendele teenustele, et need on just eelkõige sellised füüsiliselt tarbitavad teenused ja kuuluvad ka valdavalt siis kohalike omavalitsuste peamiste teenuste hulka, siis eeskätt näiteks haridus. Jah, mingid teenused on kindlasti sellised, mida saab ka näiteks väga hõlpsasti veebis ära teha, et kuskile kohale ei peagi minema, et selliste puhul me ei ole plaaninud kuidagi nende kättesaadavust hetkel hinnata, aga näiteks käis ka läbi see, et ka vallamajade puhul vaadata, et kui kaugele jäävad vallamajad või mingid teenuspunktid siis inimestest, et see nii-öelda ampluaa, mis alguses meil valikus oli väga pikk, aga hetkel otsustasime mitte väga keerukaks ja väga mahukaks seda asja jääda, et teha siis esimesed teenused korralikult ära ja siis järgmine kord juba uued teenused kaasata.
Ja ma saan täiendada, et ka erateenuste lisamisele on mõeldud näiteks kauplused, et see on võimalik lihtsalt, et seda ei olnud esimeses selles nagu stardipaketis. Siia küsimus. Aitäh, Andres Laisk Saue vallavalitsusest. Kõlas väide, et meie teenused on Euroopa keskmisega võrreldes suhteliselt hästi kättesaadavad. Kas te selles hinnangu andmisel ka hindasite, kas need metoodikad, kuidas erinevates riikides teenuste kättesaadavust on hinnatud, on selle juures võrreldavad või millele toetudes te sellise väite esitate? Ma vist pigem jätaks selle küsimus isegi Enelile vastata, kes oskab seda paremini kommenteerida. Aga et näiteks ka kasutajate arvu poolest Eestis on teenuspunktid palju väiksema kasutajate arvu kui Euroopas ja nad asuvad paiknevad tihedamalt. Ja, et siis inimeste arv, kes jõuab näiteks või kes elab näiteks jalgsikäigu kaugusel mõnest teenuspunktist, näiteks raamatukogust või lasteaiast või algkoolist, et see inimeste osakaal Eestis on kõrge, et kõrgem kui keskmiselt teistes Euroopa riikides. Aga tõsi, et Eneli saab seda põhjalikumalt avada. Aitäh, Holger, hetkel sulle. Suur tänu. Aitäh. Aplaus on kohane.